Kuidas me nüüd tagasi lähme? Kui me tahame sinna kohvikusse minna, aga me võime ka mujale kohvikusse minna, kohe ei tule. Jaa, aga ma ei tea, kui kaugel me tegelikult sellest Sihi tänavast oleme, vist päris kaugel. Sihi tänavast oleme kaugel. Yeah. Me oleme Valdeku lähedal, Õie lähedal. No seal on ka muidugi on. Et kas liigume sinna Vabaduse poole või liigume sinna Metalli ja Raudtee poole? Kumb element tõmbab sind rohkem praegu? Ei, no, Metall ja Raudtee on meil taga. Nüüd jääb taha. Olgu. Nüüd jääb taha. Nüüd jääb taha. Jah. Liigume äkki sinna Vabaduse puieste poole praegu? No siis me peame ikka see sama tee. Sinna poole? Ma ei tea, kas ta on vist Valdeku. Läheme sinna siis, oota auto. Auto, jah. Nii. Seal Valdeku tänavas oli tädi Anni kohvik oli kauplus. Tädi Anni? Jah, tädi Anni kauplus. Kas oli kaupluse nimi? Jah, on kohe kirjutatud tädi Anni. Ja ükskord tead ma näen, et selle tädi Anni kohviku ees seisab veoauto ja on kirjutatud onu Kalju autokool. Need on meie sugulased, tädi Anni ja onu Kalju. Ja siis kui ma läksin Pärnu, siis ma ei teadnud, et teil nii kõva äri on Tallinnas, aga Kaljut siis juba ei olnudki. Anniga rääkisin. Valdeku tänavas oli siis saun, kui sa väike olid. Võib-olla ta oli väga vana, see peaks vist praegust olema. Kas Sihi tänaval oli ka ju Kivimäe saun? Jaa, see on nüüd korter tehtud. Vot see on väga muutunud igal juhul sellest ajast. Seal ei ole Kivimäel, ma ei teagi kohta, kus saab istuda. Eks seal Janseni kaubamaja juures vist on midagi. On või? Ma ei tea, ma pole ka nii ammu käinud, ega ma nii selgelt ei tea. Nii. Ma möödunud suvi, kujuta ette, ilus ilm oli, see oli juba sügise algul oli, aga ilus ilm ja ma jalutasin Nõmme turult Kivimäele. On seal tuttavaid ja kõva kõndimine oli ausalt. Nii, see ongi saun, jah? See ongi saun. Jaa, eks see kõik tüüpilised ja Kivimäe saunul oli natukene ekstravagantsema ja arhitektuuriga kui see, aga... Ma ei ole kunagi siin saunas käinud. Aga teadsin, et on. Aga ta oli olemas ka siis, kui see lasteaeda sai tuua siin. Aga kui me tuleme tagasi nende... See on võib-olla minule endale hästi põnev teema. Valdekune ongi Valdeku. Valdeku tänav. Aga mis tänav see risti on? Liiva. Jaa. Et kui tuleme tagasi nende linna siis nii-öelda nagu horoskoopide. Märkide juurde. Jah, et mis see Kadriorg on? Mis no sinu jaoks on? Tallinnale pakutakse, et Tallinn on Neitsi märgi all. Ja Tallinna linnavapil on ka Neitsi. Ja vanalinn on uhke oma vana apteegi poolest. Ja. Apteek on Neitsi märgi all. Neitsi on arst ja ravija. Ravija ja teenindaja. Teenindab inimesi.
ja tead, mina elaksin Nõmmel. Väga hea meelega elaksin. Nii. Kadriorus on, võib ka. Aga ta seal ikkagi voorib läbi väga palju. Siin on näed rahulik. Ja, siin on nii vaikne, nagu ei olekski inimesi. Ja iga maja on oma nägu. Ja Nõmmel elasid ju põhiliselt sakslased enne sõda. Ainuüksi Nõmme linna osas elas 8000 sakslast. Nemad ongi selle rajanud. Nii. Eriti need tornidega majad. See on väga tüüpiline. Selliseid maju tornidega, mis siin on, ma nägin Königsbergi Kaliningradi lähedal Kuurort linnas. Kui ma olen 2 korda käinud Königsbergis. Rauschen on see Kuurort linn ja see jäi alles, seda üldse ei pommitatud. Ja Nõukogude kindlalt ütlesid, et selle me jätame oma Kuurordiks. Ja nüüd nad tõesti on seal nii palju sõjaväelasi käib. Aga vaatad, et kummaline, et see seltskond nagu võõras sellel arhitektuuri suhtes või linna suhtes. Ja kõige huvitavam elamus oli see, kui ma läksin alla mere äärde, siis seal kaldteel üks naisterahvas istus puust pudelikastide peal, ees oli tal laud ja seal oli veinipudel ja ta laulis vanu saksa meremeeste laule. Venelanna, no keskeas naisterahvas, see oli nii huvitav. Ma panin talle ka mõne mündi kohe sellest. Oli nii kahju, et ma pean bussi peale jooksma juba aeg. See oli elamus. Näed, tore tänav ka. Ja vaat siin ka sellised saksapärased majad. Aga mis tänav see on? Sihi tänav. See ongi see läheb nüüd lõpuni. See on Sihi tänav. See on väga pikk tänav. See on väga pikk. Või lähme või? Kuidas sul tunne on? Minul jaks on. Jah. Ja, minul jaks on. No vahepeal peaks istuma kusagil. Aha. Aga siis lähme äkki ikka mööda, aga Vabaduse puiesteel on jälle autosid palju. See ei ole väga hea. Et siin on nagu parem jalutada. No võib-olla midagi tuleb vastu. Võib-olla tuleb. Mõni kodukohvik äkki. Kodukohvik. Minu lapsepõlve, jah, ma igatpidi mäletan, et kuidagi mööda Sihi tänavat. Ja. Et see oli meeletult pikk, ega ma tegelikult lõpuni ei jõudnudki. Teisele poole ma mõtlen siis kesklinna poole. Aga... Nüüd ma pean siis panema korralikult oma selga aitama. Pikemaks kõndimine. Nii. Kivimäel mul on muidu, seal on sõpru, kelle juurde saab külla minna, seal ka ju läbi kuuma. Ja vaata kuused, kui ilusad kõrged kuused. Jaa. Okasmets on mu lemmikmets. Aga Kadriorus ei ole ju. Mõned okastud on muidugi, see on vähe. Seal on lehtpuud põhiliselt. Nii et Nõmmel saab alati olema konservatiivset rahvast, kes valib konservatiivset parteid. Loomulik. Liberaale ja seda reformi valivad põhiliselt noorem seltskond
äriinimesi või selliseid ettevõtjaid. Nõmme turul üks naisterahvas mulle, oli nagu juttu, et Eesti rahvas on loll. Ta ei oska valida. Ja. Keda ta valib? Nojah, Pätsu ajal tegeldi ka rahva kasvatamisega. Olid sellised konverentsid kohe korraldati. Rahva kasvatamisküsimus. Muide, Nõukogude Liit oli ka üsna püüdlik rahva kasvatamises. Oi, nemad olid väga. Oi. Vaata, see on välismaalastele võõras. Soomes koerad ei augu. Kui ma esimest korda oma koera Sulfaga sõitsin Soomes, ma olin seal väljaspool linna, olin sõprade pool seal ööbisin ja läksime jalutama, individuaalmajad olid ja palju jooksis jäneseid seal. Majade vahel. Majade vahel, seal nagu aedas ei ole nii nagu meil. Soomes ei ole. Mõned on. Muidugi minu Sulfa kohe hakkasid jänesid taga või auku. Siis kelle peal mõeldi, kuule, siin ei tohi koerad aukuda, sa võid trahvi saada. Et Soome koerad ei augu? Jah, siin ei. Mina tõi koju ütlen oma naisele, et tead, Soomes koerad ka ei augu. Nagu naabrid, vaat nii teistmoodi, jah. No tegelikult õige, jah. Auku koer ikka peletab. Nii. Aga Nõmme koerad auguvad alati? Jaa, siin on palju neid. Auguvad. Siin on neid palju. No ega ta ilus ei ole. Ega muidu ei ole, on ju vana sõna niisugune. Augub nagu koer. Sulfa nii väga suur auku. Nii. Siin enam lõpus ära või? Pöörab. Lõpus ära. Ma arvan tegelikult, et me oleme vist siin kohas, kus võib küll kohvik olla. Kas ei ole mitte Nurme peatus? See on Nurme, aga siin on lillepood. Jaa. Lillepood, aga kohvikut ma ei tea. Lillepood. Aga kus see sihi läheb nüüd? Sihi läheb sealt, aga ma korraks piilun. Mõlemil pool on pood. Ja mõlemil pool on lillepood. Jah. Ma sooja lillevett küll juua ei taha. Ei taha, jah. No ma ei tea, kuidas või teeme nii, et läheme ühe või kaks peatust äkki bussiga või sa ei taha väga bussiga liikuda? Ei tea. Tere! Kus siin lähim kohvik on? Oi, sinna te peate ikka küll jalutama täitsa. Minge ikka raudtee poole. Raudtee poole. Ja siin ei ole mingit kohvikut. Siin on täitsa... Valdeku poes. Valdeku poe kõrval on mingi pitsa. Mis sealt tuli veel. Minge ikka siis Nõmmele. Selge. Ja, täitsa Nõmme keskus. Jah. Siin on see vanade kodu. Mis siin on? Vanade kodu. Vanade kodu. Aga kus see Jorha del Kiir siin oma raadiot tegi? Tema tegi vist seal Nõmme keskuses. Teisel korrus. Nüüd ta enam ei tee vist. Nüüd ta ei tee, jah.
Aga võib-olla käib seal ikka nii. ei, tal midagi tervisega on. Aga nendes vajadus on ainult lillepood, seal ei ole midagi. Advokaat Keresel hakkas. Kuigi sobivad. Kui jah. No aitäh teile. Ja, aga mingi jalutage siit otsa. Seal on see köök ja koop. Ma ei tea, kas ta pühapäev. Täna laupäev. Jah. Täna on laupäev. Ma soovitan, Nõmme ema kõrval on täpselt pääst tuletõrje depoo kõrval on suus. Seal on väga hea. Nõmme tuletõrje depoo. Kuule, me vist tulime, see on see. Ja me sealt tulime. No siis ta ära teinud. Ja aga me mõtlesime, et me veel ei joo, veel ei söö, et teeme üks saadet siin, et siis teeme ära ja siis aga. Jah, selge. Head aega, aitäh. Ma ei tea, lähme siis edasi. Ma sõbrustan külmaga ka ju. Aga need linnad, kus sa oled ise reisinud, kas sellist linnajagu nagu Nõmme või Nõmmega sarnast? Ma mõtlen niisuguse tunnetuse poole pealt, oled sa sattunud sellisesse kohta? Või on ta niisugune pigem Helsingis on väga uhked need, nad on teise ajalooga ja sellist individuaallinna osa on korra mulle näidatud, veetud autoga. See oli ikka väga uhked kõik. Ja nii klanitud ja nii Saksa bahal. No siin on, aga mulle isegi meeldib nii rohkem, sest ta ju aastaid, ta on palju aastaid, ta on ka vana inimene. Meeldi, kui vana inimene käib seal kosmeetikute juures, venitavad nahka ja püüavad nooreks teha tagasi. See ei ole loomulik. Loomulik vanadus on ka ilus. Ta on omamoodi. Tuleb osata mõista ja näha seda asjad. Jah. Aga mina siin ju ka tihti Anti juures ööbisin. Anti vahetas siin Nõmmel päris mitmeid maju ja kortereid. Ja tema oli ise jäär. 11. aprill, päike jääras Merkuri ääres, aga Kuu ja Jupiter olid vähis, vaata kui huvitav. Jah. Ja tema tahtis olla nagu individuaalmajas. Ja viimane maja on ta see või vist 18. Nii, ta abikaasa elab praegustki. Ma nimetan teda Sultana Liane ja Paša Anti või Sultan Anti. Ma käisin nende pool Türgis kodus, nad ostsid omal korteri Türgis Vahemere ääres. Vedas mind seal mägedesse ja nii. Möödunud aastaga lõppes ära. Me käisime Küllikesega sünnipäeval, ta ise kutsus oma 80 aasta sünnipäevale meid, me olime ainukesed. Ja tulime sealt ära ja vaatame teineteise silma, et kuule, see oli vist viimane külastus. Midagi tajusime. Ja oligi need 80 last. Ja. Aga kuidas tähemärke vanusega seostatakse, et ütleme, missuguse tähemärgi alla võib sobitada 0–7 eluaasta ja 7–14? No need on ka, jah, on planeet. Ütleme,
esimesed 7 eluaastat inimene on kuu mõju all. Ja kuu on ju ka, kuu on sama tähendus, mis vähid, et vanemad. Sõltub vanematest. Ja. Nii et ütleme, lapsepõlv Nõmmel sobib hästi vähi. Ja, sobib hästi. Sinul oli hea kuu seis. Mul on ka enam hea kuu seis. Ja see tuleb sellest, et vanaema elasid ilusas looduses mõisapargi kõrval ja tegelesid kaubandusega. See on kõik kuu, sest sellised poed on vajalikud ju perekondadele. Kuu on perekonna näitajaga. Veenus on armastuselu näitaja. Sa võid kedagi armastada, aga sa ei pruugi temaga koos elada. Kuu näitab, et kelleks sul on perekond. Kui mehel on kuu ja päike, mõlemad on hästi, siis tema loob perekonna selle, keda armastas. Kui ei ole, siis võib perekond on, aga armastab teist. Ja. Vaata, need sellised torniga on tüüpilised. Sakslaste elabud siin. Saksast meeldib ehitada losse. Neuschwanstein. Baierimaa külike annab kohe nimetust. Milline, eks ole, luige loss. Sa oled muide seal käinud? Ei, aga mul tuleb jätkuvalt meelde, et kunagi Nõmme kodus oli selle lossi pilt seina peal. Jaa, tõesti oli. Ma seda tihti vaatasin ja see oli väga... Ja no ma olen õnneks Maalehe ekskursiooniga sain seal ära käia. Kas selle lossi lugu ei ole midagi sellist, et ta on tegelikult ju ehitatud vist nagu neoklassitsistlik ja seal oli vist mingi hull prints, kes seda oma visiooni seal. Baieri kuningas, no jah, siuke, et ekstravagantne tegelane. Jah, idealist ja poeet ja niisugune Poeet. Jah. Ma enda fotosi palju. Ta väga hästi suhtus oma talurahvas, tegi välja sõite reega talvel metsa, siis läks suvalisse talusse, läks sisse, siis läks sööma jooma sinna soojasa. Nii, me oleme jõudnud mingile ristmikule. See on nüüd Metsa tänav. Me nägime metsa, kui olime seal maipõik. Seal tuli metsa meile vastu. Jah, siit läheb see sinna. Maipõik ja metsa. Aga kas see ei ole siin lasteaed? Ei, see läheb sealt vasakule läheb metsa edasi. Aga meie läheme Nurmest. See on minu meelest Stalini aegne maja. See on jah selline siin Kohtla-Järvel niisugune, nad ei ole kõige hullem, nad on isegi paremad kui Lasnamägi ja Mustamäe majad. Nende majade see väga hea moment on see, et meil on kõrged laed. Et seal on nagu inimesel seda võib-olla. Ja mis saksapärane maja? Vaat see maja mulle meeldib ja selles ma elaksin, ta saksapärad ja teisel korrusel elaksin. Kui ma jalutan siin, siis tihti mõtlen, et ma elaksin selles väes, mis tundega saaks seal olla.
seal elanud. Nii. Suve õhtut on hea jalutada sinna ja vaadata siin. No see on uhke maja, jah. Rõdud ja suured aknad ja niisugune. No aga see on ju nõukogudena see siin ees. Selliseid on palju. Arhitektuuriliselt on ta 0. Selles suhtes, et tal ei ole kunstielemente üldse juures. Mingit liigendusi. See on ju ka elumaaks sobiv. Ja kui ilusad kuused, vaata siin ka maja ees. Kuused on tumerohelised, maja on heleroheline. Jah. Aga millises majas, sina ju lapsepõlves olid väga palju seal vanaema juures, jah? Et milline maja nendel oli? No niisugune sellel ajal 20. aastatel ehitatud üsna tüüpiline maja, aga hästi ehitatud ja neil oli plekkkatus, mis siiamaani teed vastu peab. Ja nii. Ta on väga suur olnud. Mul on jah kahju, et ma ei ole saanud seda Jädiver-maja endale, aga ma olin siis noor ja rumal, ma ei osanud seda hinnata, jooksime jooksed ringi ja suhtled ja sa ei taha kinnitada, sest maja ikkagi seob. Aga ostis ära minu koolivend Ivar. Tema oli juba perekonna inimene ja otsis maakodu endale. Keegi ei tahtnud ju seda osta, sellepärast, et onu Jüri ei olnud nõus müüma. Aga tema õed, eks ole, olid nõus. Aga Jürile jäi, see oli, et 9 ruutmeetrit peab jääma. See, kes ei ole, keegi ei tahtnud. Aga Ivar ostis sellest, ei ole viga, küll me ta kakkas üritusin. Vaatas tal, Ivar kutsus kogu oma suguvõsa talgutele. Ja siis Jüri läks minema, vastu tal pole midagi teha siin. Oi. Mina endale hundikoera ei taha, sellised, nad on ikka tead, neis on mingi agressiivsus mulle sellist. Saksa lambakoer ehk hundikoer. No jah, öeldakse nii. Meeldivad labradorid, Newfoundlerid ja suured, aga sellised heatahtlikud. Aga mis koerad sul on olnud läbi elu? Väga palju. Vanaema koertega mänginud ja mulkunud. Endal minu vanemad ei lubanud. Ma tõin, mitu korda tõin kutsikaid ja koeri endale ja ühest hundikoerast väga kahju oli. Isa ema organiseerisid, et saaks ära viidud. Viidi ära. Algul viidi onu Miša juurde, suvilasse Mugale oli see. Sealt ma tõin ta ära, aga siis hoopis isa organiseeris laeva peale. Koeras said meremeest Murka. No vaata, selle ei ole ka viga. Ainult värv mulle ei meeldi, mina värviks ta roheliseks. Jaa, väga ilus. Aga see hall on nii, aga tal on veranda osa ja see on hea istuda. Tissu suvel. Ja näe, see vastas ka, no see on ka vana Nõmme maja torniga. Ja see on rohekas. Ma olen natuke pleekinud vaja. Tead, siin on natukene maatunnet või siuke provintsi tunnet.
et ma, kui ma jalutan, aga võib-olla see on Paides, võib-olla see on Põlvas ja võib-olla see on Räpinas või Haapsalus või nii. Ta ei pruugi olla Tallinnas. Nõmmel on kodurahu. Ja nõmmekad on alati tajunud ohtu linna poolt, suure linna poolt, kes nagu vähkkasvajad ja ta ajab oma sõradiga, tahab laieneda, tahab enda alla saada. Sest et ta peab piirama. Need uued linnaosad, Lasnamäed, Mustamäed, Õismäed, need ei ole normaalsed elamiseks. Sina saad sest hästi aru. Ja. Madala laega korterid ja mis materjal. Sellest saab ka tipp-top maja teha. Nad parandavad teda, need remondivad. See on puid ja elukohal peab olema aed ka. Aed peab olema. Meil on ja korter külikesega, eks see on vanaisa vanamalt ja aga hoovi meil ei ole seal autosid täis, kõigil on autos, ainult meil ei ole autot. Teistel kõigil on. Ja siis laupäev see kõik see täis. Käi tööpäevana sõidavad ära töö. No isegi sel ajal pole viga. No näed. Vanadel rongidel, mis juba aed sõitsid, olid puust istmed olid. Ja rongid ise olid rohelised. Ja rongid olid rohelised ja kolisesid toredalt. See kaasaegne tehnika võtab ära üks loomulikkuse. Nüüd enne vastas on kooli vaja. See raamatukogu ka ütlasi. Nüüd raamatukogud enamus panevad välja eraldi riiuli, kus on, kas siis saad tasuta pärist võtta või siis saad 1 euri eest sealt. Ja. Raamatud ei ole kuidagi ära surnud, et mingi aeg, kui see e-raamatud tulid, et oli teemaks, aga ei, inimestele meeldivad raamatud. Oota, las ma vaatan, ega me mööda ei pannud. Oota, me oleme tegelikult ülekäik on vaata seal. Ülekäik on seal, jah. See on ülekäigu koha juures, jah. Vaata, seal on see suur raudtee ülekäik. Ühesõnaga Nõmme. Suur raudtee. Ei, oota, kas me ei pea tagasi minema? Seal on Nõmme. Ei, me peame ikka tagasi minema. See maja vist ongi kohvik. Jah, siin on küll kunagi olnud. Siin on küll kunagi. Siin saab musta leiba jääda. Või on järgmine maja, üks nendest. Jah. Või on järgmine. Tean, et ta Nõmme raudteejaamast ei olnud kaugel.
näed siin jah. Tahtsime kaugele ette minna. Jah. Palun. Aitäh. Nii, ma pean sisepoole seda võtma. Jah, peab hoidma. Leiame laua endale.